Tere hommikust, Jumala rahu sulle. Kuningas Taavet ütleb psalmis 23, ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina, Jumal, oled minuga. Ma ei tea, kas sa oled orus või oled mäel, aga seda ma tean sulle öelda täna Jumala sõna põhjal, Jumal on meiega. See on olnud nii juba peale seda, kui Taavet 3000 aastat tagasi umbes koges seda. Ja täna võime meie olla kindlad, Jumal on meiega. Me jätkame täna sealt, kus eelmine pühapäev pastor Vilver lõpetas jutluses ja ta luges 2 kohta. Üks on see, mida ta viitas 2. Peetruse kirja 3. peatüki 9. salmile. Issand ei viivita oma taastuleku lubadust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on meie suhtes kannatlik, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Jumal tahab, et me kõik täna oleksime tema armutrooni ees, et kõik saaksid päästetud, kes otsivad Issandat. Selle nädala piibli lugemise mõte on Jumal otsib inimest. Anname siis täna hommikul taas ennast Jumalale leida ja kui mõtleme, et täna on hingamispäev, siis seal samas psalmis 23 on öeldud ka seda, et katad mu ette laua. Täna on meie laud Jumala poolt juba rikkalikult kaetud. Istume sinna lauda, tänu meeles, võtame selle vastu. Täna aitavad meil lauda katta Raido. Tere tulemast koju tagasi. Ma ütlesin Raidole, et alati kui sa tuled, siis on selline mõnus elevus Kalju koguduses ja mul on selle üle ainult hea meel. Muusikaga ja ülistusega teenivad Mariin ja Liisa, kes on seal natuke peidus, aga ka samas nähtaval. Ja Lisanna annab meile täna tunnistuse. Ma palun, et enne seda, kui me midagi teeme, ehk lauda istume, on hea komme ikka paluda õnnistust toidule, mis on laual. Palume täna õnnistust vaimulikule toidule, et see oleks meile toitev ja selle vastu võtaksime tänuga. Palun, et tõuseme palveks. Me armuline ja hea Jumal, me täname sind, et sa oled meid leidnud ja et me oleme olnud suutelised vastama sinu kutsele. Ja kes selles kutses täna peaks kahtlema, anna Issand taas leida reaalselt, nii et me võiksime kogeda, et sina pühavaimu kaudu oled meile väga lähedal, sa puudutad meid, sa räägid meiega. Tänu, et sa oled kohal siin. Issand, luba, et me võiksime tänuga vastu võtta seda, mis sa oled täna meie vaimulikule lauale pannud. Et võiksime öelda täna, maitske ja vaadake, Jumal, et sa tõesti oled hea. Täname sind, et ei sõltu sellest, mida meie tunneme või kuidas meie suhtume meid ümbritsevasse. Ja täname, et see maailm ega need olukorrad, need ei muuda sind ega sinu plaane. Me tahame, Issand, sind imetleda, sinu ilu, sinu pühadust ja olla sinu ligiolus. Aamen. Saamegi koos laulda nüüd Ilus mu Jeesus.
Me kuuleme issanda sõna laulude raamatu 34. peatükk, esimesed 10 salmi. Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust abileemiki ees, nii et tema ta ära ajas ja ta läks oma teed. Ma tänan issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandat kiitleb minu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsin issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist minu hädaohtudest, kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeil ei tule kunagi häbi. Siis see armetu hüüdis ja issand kuulis ning päästis tema kõigist takistustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja vabastavad nad. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelguga paika otsib. Kartke issandat teie tema pühad, sest neile, kes teda kardavad, ei ole milleskist puudus. Aamen. Kas täna on meil siin lapsi ka? Tere Karl, tere Noora. Ja seal on keegi veel. Kas sa tahad ka siia ette tulla? Okei. Ja kõik teised lapsed, kes te kodus, kas olete haiged või teie pereliige on haige, aga te olete täna ka siin laste kirikus. Me oleme laste pühapäevakooli õpetajatega rääkinud, et mõnikord pühapäeviti võiks lastele rohkem tähelepanu pöörata. Ja täna on siis see pühapäev, kus me tahame seda teha. Ja ma küsin teie käest ühe küsimuse. Mis te arvate, kui sa palli veeretad, kas pall veereb ülevalt künka otsast alla või pall veereb alt üles künka otsa või mäe otsa? Sa palli lahti lased. Kas veereb alla või veereb üles? Alla. Õige vastus. Kui te mõtlete looduses, siis jõed voolavad ka alati ülevalt alla madaluse poole. Ükski jõgi ei voola üles mäe otsa. Samamoodi nagu pall ei lähe üles mäe otsa. Kui sa jõuga lükkad ja väike on, siis võib minna. Teate, Jumal vaatab ka inimeste peale samamoodi, et need, kes on alandlikud või sellise madaluse sees, kes teevad ennast väikseks, neid Jumal armastab. Jumalale läheb korda nende inimeste elu ja ta tahab õnnistada neid. Kes tahavad ennast hästi suureks teha ja tooli peale püsti ronivad, sellised kõrged olla, Jumalaga samasugused või isegi Jumalast veel pikemad ja kõrgemad. Nendeni Jumal ei ulatu. Sellepärast alati on hea, kui me Jumala ette läheme aukartuse alandusega, teeme ennast väiksemaks, sest me hoolime temast ja armastame teda. Kui te lähete nüüd pühapäevakooli, siis kuulake ka, mida õpetaja Kristi ütleb teile ja räägib. Kui me sellise südamega läheme, siis Jumal õnnistab meid. Lapsed, olge väga õnnistatud ja me korraks palvetame. Hea Jumal, tänu, et sa armastad ka väikseid lapsi. Tänu sulle, et sina täna oled ka pühapäevakoolis nende lastega, kes on tulnud sel keerulisel haiguste rohkel ajal. Tänu, et meil on pühapäevakooli õpetajaid, kes on ustavad ja õnnista neid lapsi ka, kes on kodus, kes on haiged ja õnnista kõiki peresid. Ja täna tahame siit kogudusest õnnistada teid kõiki. Olge õnnistatud. Aamen. Nüüd lapsed lähevad õpetaja Kristiga hoovimajja tundi ja meil on see rõõmus võimalus, et sa võid oma naabrile öelda tere hommikust ja ühe ilusa hea soovi. Ja seejärel kuuleme Lisanna tunnistust. Nüüd on see hetk, palun.
Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Koguja 3.1. Umbes 2,5 aastat tagasi jõudis kätte aeg, kui Karl oli saanud 3-seks ja läks lasteaeda ja mina pidin tagasi tööle minema. Mul oli päris pikk vahe jäänud, circa 5,5 aastat, niimoodi, et natuke tundus hirmutav, natuke tundus huvitav, et mis siis nüüd edasi saama hakkab. Võtsin ühendust oma endise tööandjaga ja sain sealt sellise vastuse, et ettevõttel on hetkel väga keeruline aeg ja nad ei ole üldse kindlad, et nad saavad mind tagasi võtta. Leppisime kokku, et anname veel väikse aja, umbes circa paar kuud. Mul tegelikult oli väga hea tööandja, et ta oli nõus kõik mulle kogunenud puhkuse välja andma ja siis tegelikult hoidis meil nii-öelda palgata puhkusele, et mul oleks haigekassa, aga et nemad vaatavad, kuidas on ja et mina vaatan ka ringi. Ma tegelikult olin natukene oma südames mõelnud või pisut nagu igatsenud, et äkki tahaks midagi muud hoopis teha, et äkki tahaks täitsa valdkonda vahetada. Et väga põnev tundus kogu see startupi ja IT-maailm, kuhu Laur oli just pool aastat tagasi sukeldunud ja tundus, et äkki hoopis täitsa teha siuke kannapööre. Vaatasin siin ringi, saatsin mõned CV-d, aga leidsin ka ühe ettevõtte, mis oli nagu natukene nagu startup, aga samas tegelikult ikkagi ehitusvaldkond. Ja kuna ma olin ikkagi teiselt poolt väga palju oma elust pühendanud õppimisele just ehitusvaldkonnas, et siis see tegelikult oli ka, nagu olin panustanud sinna valdkonda. Läksin siis sinna, sain intervjuule, intervjuu läks väga hästi ja jäin siis vastust ootama. Samal ajal oli siis see paar kuud umbes mööda saanud ja minu endisest töökohast tuli tegelikult vastus, et nad tegelikult ikkagi väga tahaksid mind tagasi. Kuna mul olid suhteliselt sellised nõudlikud tingimused, et ma kindlasti ei tahtnud minna täiskohaga tööle, alguses võib-olla 3 päeva nädalas, et siis vaatab edasi ja laste kõrvalt, väikeste laste kõrvalt ja pikk vahe ja nemad olid nagu kõige sellega nõus mulle vastu tulema. Aga samas oma südames ma natuke mõtlesin, et äkki ikka sealt teisest kohast tuleb ka positiivne vastus ja et äkki võiks nagu muuta. Ja just enne, kui ma pidin siis vastuse ütlema, sain ma sealt teisest kohast vastuse, et nad ikkagi sellele ametikohale valisid ühe teise inimese, et nad võib-olla poole aasta pärast võtaksid muga ühendust, et ühte teist ametikohta mulle pakkuda. Ja tegelikult ma olin nagu natukene pettunud, et ma tegelikult lootsin oma südames, et võib-olla tahaks midagi muud teha, aga nüüd kõik need ülejäänud võimalused ka, mis seal olid, need nagu langesid ära. Ja ma siis ikkagi otsustasin, et ma lähen oma eelmisesse töökohta tagasi ja vaatame, mis siis edasi saab. Pool aastat läks mööda. Tuli koroonaaeg peale ja muidugi sellest teisest ettevõttest mingi kippu ega kõppu ei olnud, sellepärast et kõigil oli väga keeruline ja ei teadnud üldse, mis edasi saab ja kuidas läheb. Ja tegelikult mina olin juba päris hästi sisse elanud, ma sain ka uue ametikoha, mida ma tahtsin oma selles eelmises töökohas ja see sisseelamine oli olnud väga sujuv laste kõrvalt ja väga selline tasa ja targu ja selleks hetkeks oli jälle töö läinud väga huvitavaks ja põnevaks ja ma tõesti tundsin, et mida aeg edasi, et ma ei ole vist tükk aega nii palju erialaselt ja tööalaselt arenenud kui selle uue ametikoha peal. Siis läks mööda ja jõudis kätte selle aasta suve algus, juunikuu ja sain ühel reedesel päeval vist, vaatan, et täitsa tundmatu number helistab, võtan vastu, helistab selle ettevõtte juht, kus ma olin intervjuul käinud ja küsib, et kas ma ei tahaks lõunale minna, et neil oleks mulle pakkumine. Selleks hetkeks, selle 1,5 aastaga oli minu senine töökoht kujunenud äärmiselt stressirohkeks ja äärmiselt pingeliseks
ja tegelikult, kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, et siis ma arvan, et ma ei olnud väga kaugel sellest, et läbi põleda või kuidagi, et eriti pere kõrvalt see oli tõesti tohutu koormus. Ja ma pean tunnistama, et ma tegelikult ei olnud jõudnud isegi nagu palvetada kuidagi Jumala poole, aga ma olin kuidagi lihtsalt oma mõtetes õhkanud, et tahaks mingit muutust või tahaks, et ma ei jaksa enam. Ja siis tuli see kõne. Muidugi ei olnud, ja tähendab, see otsus ei olnud lihtne, mida ma siis tegin ja nõudis nagu palju ka nagu läbimõtlemist ja julgust ja kõike, aga ma otsustasin siiski minna sinna uude kohta ja selle vana töökoha pealt siis ära tulla. Augusti keskel oli mul viimane päev ja siis septembri alguses ma siis alustasin uues kohas. Nüüd jaanuari alguses sai mul katseaeg läbi ja ma pean tunnistama, et ma olen tõsiselt tänulik ja rahul, et mul on toredad kolleegid, mul on põnev töö ja mul on head tingimused ja oluliselt vähem stressi ja pinget, kui mul oli pool aastat tagasi. Ja üks päev ma just mõtlesin, et ma ei oleks osanudki 2,5 aastat tagasi mõelda, et ma nagu põhimõtteliselt töötan nagu start-upis, aga samas ma töötan ikkagi ehitusettevõttes, et mis tunduvad, et need äkki nagu ei, et Eesti mõistes see kuidagi, et IT peaks olema, eks ju see, et missugune nagu põnev ja huvitav ja ennistus. Ja nüüd tagantjärgi mõeldes ma saan aru, kui hästi Jumal korraldab neid asju võrreldes sellega, kui meie ise mõtleme. Et see 2,5 aastat tagasi ma olin ikkagi natukene pettunud ja ma kuidagi Jumalale ka, et näed, et üks intervjuu ja teine ja et ma oleks ju ikkagi tahtnud ja mulle oleks meeldinud ja nii põnev oleks olnud. Aga tegelikult nüüd ma vaatan, kui palju lihtsam ja kui palju, kui õige see oli, et ma tegelikult sellel hetkel läksin oma eelmisesse ettevõttesse tagasi, et kuidas see sisseelamine ja samas ka kui erialaselt arendav see 1,5 aastat oli ja praegusel hetkel, kui õigel ajal tuli see kõne nüüd sellest uuest kohast. Et ma julgustan teid ka väga, et me tegelikult me oma mõtetes võime nagu kõik paika panna, et nii mulle meeldiks ja nii oleks täpselt ilus ja kui nii ei lähe, et siis natuke nagu pettunud olla ja mõelda, et aga tegelikult ju oleks tahtnud. Ja tegelikult usaldada Jumalat, et Jumal teab niivõrd palju paremini ja niivõrd palju imelisemalt, mis on meile täpselt õige teatud hetkel ja vahest see ootamine võib olla pikk, et ega tegelikult 2,5 aastat ei ole ka, ma ütleks, et väga lühike aeg, eks ju, aga praegusel hetkel tuli see uus koht täpselt sellel õigel ajal ja täpselt see, et sa võib-olla peadki 2,5 aastat ootama ja siis tuleb ta täpselt sellel hetkel. Ja mu üks uus kolleeg ütles ka, et tead, Lisanna, et kui sa oleksid 2,5 aastat tulnud, et siis see ettevõte ei olnud üldse niisugune, nagu ta praegu on, et kuidagi ta oli palju rohkem algusjärgus ja kõik, et praegu on just see selline hea hetk. Et ma tõesti julgustan teid usaldama ja ka kannatlikkust arendama, et minus arendas see kindlasti väga palju kannatlikkust ja samas väga palju usaldust Jumala nagu parima plaani vastu meie eluks. Ma loen veel Jesaja 48. peatükist salm 17. Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, Iisraeli püha. Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. Ja Matteuse 7. peatükist salm 11. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Ja lisaks loen ma psalmidest 91, psalm 11. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel.
Ja selle salmiga seoses mul on veel üks teine selline lühikene tänu ka koguduse eest Jumalale öelda, aga et ma arvan, me saame ka koos üksteise eest tänulikud olla, et circa 2-3 nädalat tagasi me olime perega tulemas Kiviõlist tagasi, et lapsed olid mul peal ja ema ja mina siis sõitsin ja isa oli teise autoga õega. Ja ilm oli täpselt selline, et oli natukene üle nulli, sadas vihma, me tegime peatuse tee peal ja kui me hakkasime edasi sõitma, siis oli umbes 0,5 kraadi ilmselt oli läinud alla nulli, vihm oli jäinud. Ja tegelikult alguses ei saanudki midagi aru, ilm tundus suhteliselt, lund väga palju ei olnud midagi, et ma sõitsin põhimõtteliselt maksimumkiirusega, mis 4-realisel teel oli Peterburi maanteel. Ja järsku üks hetk tunnen, et auto enam ei ole enam kontrolli auto üle. Tänu Jumalale, Jumal andis ka väga rahuliku meele, et ma suutsin ikkagi mitte nagu paanikasse minna ja ma ei tea, pidurit plokki panna, aga et ma vaikselt suutsin tõmmata tee kõrvale, isa sai ka oma autoga sinna kõrvale. Ja kui ma siis ukse lahti tegin ja välja astusin, siis seal maantee peal oli täielik kiilasjää, absoluutselt täitsa kiilasjää. Ma veel hetkeks olin arvanud, et äkki mul kumm läks või midagi, ma kontrollisin kummid üle, vaatasin, et kõik on okei ja mõtlesime, et sõidame siis hästi rahulikult edasi ja hakkasin auto poole tagasi minema ja näen, et eemalt tuleb üks auto, kes on täiesti juhitavuse kaotanud, nagu et praktiliselt teeb piruette juba ja meie poole. Ja siis ime läbi ta tegi praktiliselt paralleelselt täiega kohakuti meiega tegi täispirueti ära ja mitte ei libisenud meile pihta, vaid libises siis teisele poole sinna teepiiretesse. Oli näha, et tal nagu üldse mingit kontrolli ei olnud. Tänu Jumalale see juht jäi terveks, see auto oli küll suhteliselt lömmis, aga ikkagi nii palju, et ta tuli väljavats üle ja sai nagu liikuma hakata ja vist sinna kuhugi kõrval tee peale minna. Ja ta oli täiesti paralleelselt kohakuti meiega. Ja siis ma istusin autosse, Karl oli ka natuke ära ehmatanud ja ise nagu ka. Ja siis Karl ütles, et me hakkasime rääkima, Karl ütles, et tead, emme, et vähemalt 20 inglit hoidis praegu meid. Ja siis ma ütlesin, et see oli tõesti vähemalt 20 inglit, et see, et ma ise sain pidama autoga, see, et see teine auto ei libisenud meile otsa ja ka see, et pärast seda autot ei tulnud mitte ühtegi teist autot mõnda, sest see on suur maantee ja seal kogu aeg sõidab ja pärast seda autot oli nii, et me saime ise natuke kõrvale tõmmata, sest mitte keegi ei oleks seal pidama saanud, see oli täielik kiilasjää. Et seal oli tõesti vähemalt 20 inglit, kui mitte rohkem, kes seda olukorda hoidsid, et ma loen selle psalm 91, salm 11 veel, et sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Et sellised tänupõhjused on niimoodi viimasel ajal üles tulnud ja tõesti, ma arvan, et on oluline neid märgata ja on oluline ka nendest jagada, et me saaksime üksteist julgustada ja ka üksteise eest tänulikud olla ja samamoodi ka muresid jagada, et üksteise eest palvetada. Nii et palju õnnistusi teile, aitäh!
kuulates Lisanna tunnistust, ütlen, et see oli minu tunnistus ka. Ja kui sina samamoodi tunned, siis see ongi kogudus, et me tunneme üsna palju samu asju, minnes argielust läbi. Ütlemata veel seda, et Lisannal on sama eriala, mis mul. Ja kui Lisanna oli oma esimesel töökohal, siis ma ütlesin talle mitu korda, et mina vist oma vanuses enam ei jaksaks, sest ma olen selles karmis maailmas olnud. See on väga karm elu. Ja Lisanna suutis, imeline õde meie keskel. Nüüd on koguduse teadete aeg ja ma kutsun Liis sind siia. Ma loodan, et see juba töötab. Ja. Täna teeme siis info edastamisele kogudusele niimoodi, et ma küsin sinu käest, kuna meil on järgmisel laupäeval 29. jaanuaril kell 6 õhtul siin sõnumi õhtu. Ja kõik olete tere tulnud ja igaüks te võtate veel 5 sõpra kaasa. Ma küsin, et aga miks peaks koguduse liige tulema sellisele sündmusele? Ma arvan, et see on hea vaheldus näha oma kogudust ja oma kirikut natuke teise nurga alt. Et kui iga pühapäev jumalateenistusel käia, siis on see üks formaat, aga sõnumi õhtul on natukene teine atmosfäär ja natukene vabam selline olemine ja väga tore on kogeda seda sama ruumi ja neid samu inimesi, aga natuke teises valguses. Et ma mõtlesin kodus selle peale, siis tekkis selline nagu klassiekskursioon. Et üks on see, kui sa istud nagu klassiruumis oma koolikaaslastega ja siis, kui lähed ekskursioonile, siis on mingi elevus, et ometigi on samad inimesed, et midagi selles võtmes. Tõsi, see ei ole üldse jumalateenistus. Ja ma eeldan, et kui Tõnu Lehtsaar, kelle nimi ei vaja tutvustamist, ja Lea ja Matt Edminster Rapla kogudusest meile külla tulevad, siis on võimalus küsida küsimusi, sest tavalisel jumalateenistusel harva on sellist võimalust. Aga miks peaks tulema inimene, kes midagi jumalast ei tea või vähe teab või üldse pole kunagi koguduses käinud? Seal on ka minu arust, ma kinkisin oma sõbrannale raamatu laste kasvatusest ja see on kristlik raamat. Ja ma andsin selle raamatu talle ja ütlesin, et tead, et see on kirjutatud kristlastele ja siin võib olla asju, mis sind ei kõneta, aga ma arvan, et see inspireerib sind ikkagi. Ja selle sõnumõhtuga on natuke sama lugu, et võib olla asju, mis ei kõneta inimest, kes ei tunne Jumalat, aga midagi väga sisulist või sügavaid mõtteid saab sealt nii või teisiti. Et selles mõttes on ta ikkagi kõigile. Selle sõnumõhtu teema on lähedal ja küsimärgiga. Mida iganes see küsimärk tähendab, see on saladus ja seda saad teada siis, kui sa kohale tuled. Aga mis sa arvad, miks on alati parem kohale tulla, kui loodame, et ülekanne küll toimib too õhtu, kui seda ülekandest vaadata, et mis on siin eelis? Minu kogemus on olnud selline, et ma olen 2 korda kohal käinud ja 1 korra siis vaadanud järelvaatamises ja kuigi need sõnumõhtud on tõesti täis häid, sügavaid mõtteid, siis, ja need mõtted tulevad läbi ekraani kohale, aga mis ei tule, on see atmosfäär. On see püha vaim, kes kohale tuleb ja see õhk, mis selles ruumis on, et see ei tule läbi ekraani, et kellel vähegi võimalus on, siis minu soovitus on see, et kohale tulemine on parem. Ja kui sa kohale ei tule, siis sa kindlasti ei saa osa kohvi ja teelauast ja snäkkidest, mis sinna juurde käib, nii et kindlasti tule kohale. Loodame teid Liisiga kõike näha seal. Aitäh sulle. Selle nädala sees on veel kolmapäeva õhtul kell 18.30 on meil laulu- ja palveõhtu Tetermanni majas ja ka kõik on sinna tere tulnud. Kes on varem käinud, see teab, kui hea seal on. Siis kogudusele veel nii palju eelteadmiseks, et me palvetame ja loodame, et kui Jumal lubab ja kingib elu, siis alates 2. märtsist kolmapäeva õhtuti 2 kuu jooksul me tahaksime korraldada alfakursuse. Ja palveta selle pärast, mõtle nendele inimestele, kes peaksid tulema siia kursusele. Üks väike inimene tahab juba tulla, see on tore. Aga võib-olla mõni veel.
Ja mina soovitan sul teha selle täitsa kohe niimoodi konkreetselt. Pane kirja kas oma telefonimärkmikku või paberimärkmikku need nimed, kelle pärast sa palvetad iga päev. Et kui sina talle oma kutse annad, siis see inimene on valmis, Jumala poolt ette valmistatud juba. Palve on väga oluline. Ja me tahame võtta ka 2 kolmapäeva õhtut veebruarikuu jooksul, et palvetada just alfakursuse pärast. Teeme seda. Ja nüüd on annetuste äraandmise aeg. Aga enne ma mõne sõna veel ütlen. Minu käest on palju küsitud viimasel nädalal, aga kuidas kogudus selles olukorras toime tuleb, kus me praegu oleme? Ja ma oskan vastata Jumala ja sinu abiga. Natukene arvepidamisest nii palju, et iga päev läheb see meie kogudusele maksma umbes 100 eurot päevas, et see kirik oleks soe, puhas, valge ja hooldatud. Ja teine 100 eurot päevas on see, et kõik muu, mis sinna juurde käib. Ehk siis, kui on 31 päeva, siis umbes aimad, mis võiks koguduse kulud olla. Tänu Jumalale siiamaani oleme hakkama saanud, sest Jumal on hea ja sina oled oma annetustes olnud ustav. Ja ühte asja tahaksin veel teiega jagada. Möödunud nädalal Pereraadio hommikuprogrammi üks saatejuhtidest tegi kuulajatele võimalikuks helistada saatesse ja vastata tema küsimusele. Kuidas te olete hakkama saanud selles kõrgete hindadega olukorras oma annetustega ja kümnise maksmisega? Ja ma jäin mõtlema, et see on huvitav küsimus. Kuidas kümnise maksmine saab olla seotud kuludega? See on seotud ju tuludega, sellel ei ole mitte mingit pistmist meie kuludega. See on nagu Eesti riigile anname esimesed 20% või et riik võtab selle, aga Jumal ei võta, ta on jätnud meile ülejäänud 10% osas vaba tahte. Aga mis sealt saatest välja tuli, oli see, et kõik, kes väitsid, et nad ustavalt maksavad kümnist edasi, et neil ei ole millestki puudus ja nad olid väga tänulikud, eriti vanemad inimesed, kellel peaks võib-olla kõige keerulisem olema. Ja need, kes väitsid, et nad ei maksa, küll nad ägasid ja virisesid ja kurtsid, kui raske neil on. See minule midagi ütles väga selgelt. Jätka seda teed, mida sa oled teinud ja ma võin kinnitada seda, et Jumal on olnud lähedal kogu minu elu jooksul, minu perele, meil ei kunagi puudust olnud ja ärge muretsege, Jumal kannab hoolt meie kõigi eest. Aga nüüd on annetuse äraandmise aeg. Tee seda vaba ja rõõmsa südamega, kui vennad tulevad ja võtavad meie käest annetuse.
Suur tänu, Liisa ja Mariin, selle muusikalise palve eest, kes tundis ära: jää mulle, Jeesus, sa. See on justkui muusikaline palve, aga nüüd on meil võimalus veel palvetada kogudusega ja ma palun, et me palveks tõuseme. Jeesus, me palume sind koos kogudusega: jää meile sa igas olukorras, nendes, mis meile ei meeldi ja mis on rasked. Aga me täna juba oleme kuulnud Lisanna kaudu tunnistust sellest, et sa oled nendes olukordades meie kõrval. Ja nendes olukordades ka, mis on head ja kus võib-olla me oleme nii ülevoolavalt rõõmsad, et me unustame, issand, tänada sind selle eest, kui meil on hästi kõik. Sellistena me oleme täna tulnud siia koguduse kokkutulekule, pidusööma ajale. Ja sina näed igat ühte meist, mis on meie hinges just praegu. Isa, me palume, et sa annaksid ennast tunda igale ühele just meie vajadusi mööda. Ja ma palun, et sa tõstaksid oma käe, kui sa tahad Jumalat tänada täna millegi eest. Isand, võta vastu see tänu, sa tead, mis see on, aga seda on palju. Ja nüüd tõsta teine käsi, kui sul on mõni vajadus, mure ja valu, kas enda, oma lähedaste või oma ligimise pärast. Isa, ka see on sulle teada, sa oled näinud, sest me oleme seda nähtavalt väljendanud. Aga sina, kes sa ulatud ka siit kogudusest kaugemale nende inimesteni, kes on kodudes, kes võib-olla väga oleksid täna tahtnud olla siin pidusööma ajal, aga nad on haiged või mõnel muul põhjusel eemal, siis olgu kiidetud sinu nimi selle eest, et sa ulatad iga inimese kodudesse ka, pühavõimu kaudu. Jumal, me täname sind, et sa oled kuulnud varasemalt meie palveid ja kuuled täna ka, kui me kogudusega koos palvetame. Tahame sind tänada ka kokku pandud annetuse eest ja ka üksika annetaja eest, et sa tema majanduslikku elu õnnistaksid. Me täname, et meie kogudusel ei ole seni puudus olnud. Ja me palume ka, et ühelgi meie liikmel ei tuleks puudust. Kanna meid sellest keerulisest olukorrast läbi ja aita, et meie pilgud oleksid suunatud sulle. Me tahame sind veel tänada samuti ühe imelise palve kuulmise eest, kui Mariin tõi oma vanaema eest palve mõni aeg tagasi kogudusse ja nüüd ta ütleb, et vanaema on imeliselt paranenud. Jumal, me täname sind kogudusega selle eest, et sina oled kuulnud meie palvet ja Mariini perepalvet. Olgu see meile täna taas julgustuseks, sina oled palvete kuulja Jumal. Ja selles usus me julgeme sinu ette tuua ka ühe inimese, kellel on tööelus üks suur mure. Ta ei taha rohkem sellest detailselt midagi öelda, aga sina juba tead enne, kui see palve toodi koguduse keskele. Õnnista seda armast inimest ja neid inimesi, kes selle murega on seotud, anna kannatlikkust ja tarkust õigesti käituda ja ustavaks jääda. Isand, üks inimene on saatnud veel palvesoovi oma tervise pärast. Mine ka tema juurde praegu ja pane oma tervendav käsi tema peale ja me kogudusega palume, et sinu hea tahe sünniks tema elus. Me tahame täna kogudusega paluda ka, et rahu oleks meie riigis, et meie Eesti riigi piirid oleksid kaitstud ja me palume Jumala kartlikku suhtumist meie valitsusele. Me teame, et kõik ei olene meist, vaid sinust, kes sa armu annad, aga ometi me palume, anna rahu Euroopas, maailmas ja luba, et eelkõige see oleks inimese südames, kust kõik saab alguse. Ja nüüd, kui me huviga ootame, mida issand, sa tahad Raido kaudu meile öelda, siis õnnista tema sõna, anna meile sõnakuulelik süda, see sõnum vastu võtta
ja selle järgi praktiliselt argipäeval elada. See on meie palve, Issand, sulle. Aga üle kõige olgu sinu nimi kiidetud. Amen. Me saame istuda. Tere hommikust ja kogudus. On rõõm teie keskel olla ja näha seda teie imekaunist maja, aga neid väga toredaid inimesi, kes siin käivad, kellest nii mõndagi on eesõigus tunda ja teada. Oma igapäevaelus ma tegelen prügiga. Ma olen prügimees, mitte võib-olla kõige klassikalisemas võtmes, selles mõttes, et teise nimega meie ettevõtlust kutsutakse linna kaevandamiseks. Ehk me kaevandame kulda, aga mitte selles mõttes klassikaliselt maa seest, kuigi ka Eestis väidetavalt seda maa sees on, vaid me kaevandame seda kulda prügist. Ja sellega üritame vähendada natukene selliseid muutusi, mis prügi ühiskonnas esile kutsub. Ehk ma tegelen elektroonikaprügiga. Ja seda prügi on meil kõigil, statistiliselt väidetakse, et igal inimesel on kodus umbes 8 kasutust mitte leidvat mobiiltelefoni. Ja selles ühes mobiiltelefonis ei ole suurt mitte midagi teie jaoks väärtuslikku. Ehk ta tegelikult seisab teil seal kapi peal ja mõnedel juhtudel seal sees olev aku kujutab teie jaoks näiteks tuleohtu. Minu jaoks on seal aga raha. Ja kui mina näen teie kasutut seisvat telefoni, siis ma tean, mis sellega teha saab selleks, et see raha seal kätte saada. Ja seda raha ei ole seal hirmus palju. Ütleme niimoodi, et seda materjali, mida me kutsume keskklassiks, selles materjalis, see on siis keskmiselt hea materjal, selles materjalis umbes tonnis on kuni 200 grammi kulda, mida ei ole väga palju. Ühe eraisiku jaoks tonn materjali või sodi on päris palju. Aga üks minu sõber ütleb selle kohta, tal on selline ütlemine, et viska halb asi ära või viska prügi ära ja tuleb teine ja leiab endale hea asja. Ja mina olen siis selles ettevõttes, kes prügi seest leiab häid asju ja siis sellega endale toidu lauale saab. Ja ühelt poolt see tundub nagu selline väga glamuurne, teiselt poolt on see väga must töö. Enamuse ajast, kui teie maski ei kannan mina üsna tugevate filtritega maske selleks, et seda sodi ja tolmu mitte endale sisse hingata. Kui ma lähen tsehhi, siis ma panen selga paksud joped, mis on kõvadest materjalidest, sellepärast et kõik kaalub palju ja kõik määrib ja kõik lõhub, sest ta on teravate servadega. Kes kunagi on oma arvuti lahti võtnud ja kätt vigastanud, siis teab, et see käib päris kähku, kes IT-s arvuteid on näiteks kokku pannud. Tänase jutluse aluseks ma tahaksin lugeda Markuse evangeeliumist 2. peatükist 13. salmist kuni 16. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja too tõusis ja järgnes talle. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning paljud tölnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Ja kui variserid ja kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega. Amen. Juudi ühiskond
tollel hetkel oli üles ehitatud niimoodi, et ta selekteeris välja parimatest parimad. Ja parimatest parimad, nendest said õpetajad, õpetlased. Natukene sarnane meie ühiskonnale, kus meie lapsed tegelikult ka selekteeritakse või sõelutakse välja selleks, et parimatest parimad kätte saadakse. Ja see ei tähenda ainult seda, et sul peab olema väga hea pea teadmistele, vaid see tähendab ka seda, et sul peavad olema väga tugevad närvid. Sest kui laps peab esimesse klassi minemiseks tegema oma elu esimese eksami, siis on see päris karm minu arvates. Aga minu lapsed, üks on jõudnud sinna, kus ta kohe hakkab tegema 9. klassi eksamit, teine õpib keskkoolis ja teda ootavad tema klassi lõpetamised ja ühel hetkel ka keskkooli lõpueksamid, siis tahavad nad pääseda mõnda kõrgkooli. Need, kes keskkooli ei pääse, suunatakse siis kas otse tööturule või suunatakse kutsekoolidesse õppima mõnda ametit. Ja me selekteerime pidevalt või sõelume välja ja neid inimesi, keda me tahame siis niimoodi öelda juhtideks ja tollel ajal siis õpetlasteks, õpetajateks. Kõik noored mehed alustasid sünagoogis õppimisega. Ja järjest oli aru saada, kes ei suuda asju pähe õppida, kes ei suuda asju meelde jätta, kelle mõttekäik ei ole loogiline, ja nad kukkusid aste-astmelt sellest koolisüsteemist välja. Ja väga selgelt oli ühiskonnas teada see, et võt see rabi on see, kuhu üks noor mees peaks jõudma. Seal võis olla ka väga palju muid tegureid, mismoodi noored mehed koolist välja kukkusid. Ja üks tegur võis olla see, kes on tema perekond, keda ta tunneb. Ja Leevi lastel, kui tal neid oli, ilmselt ei olnud, aga oleks olnud väga keeruline selles haridussüsteemis toime tulla, sest nende isal oli üks väga ebapopulaarne amet. Ja me võime öelda, et jah, maksuameti töötajad ei meeldi mulle ka, aga uskuge mind, kaugeltki ei ole nii ebapopulaarset ametit täna Eestis olemas, kui tollel hetkel oli siis maksukoguja. Sest tänapäeval on süsteem väga selge, me teame, palju me riigile maksu maksame. Need, kes raamatupidamises on, teavad täpselt, mis kuupäevaks tuleb maks ära maksta, mis makse tuleb maksta, ja on terve hulk inimesi, kes õpivad aastaid ülikoolis selleks, et teada, kuidas makse vältida. Seaduslikult loomulikult. Teha, näidata asju mingis teises valguses. Ja Eestis on selle kohta olemas Riigikohtu otsus, mis ütleb, et maksude optimeerimine on Eesti riigis lubatud. Et kui sa oled piisavalt tark ja oskad riigile ära seletada, et sa ei pea maksu maksma, siis see on sinu võimalus. Nüüd, tollel ajal maksusüsteem oli nõks teistsugune. Maksud olid küll kehtestatud, aga maksuametniku töö või selle töötaja palk ei olnud nende maksude sisse arvestatud. Ehk kujutage nüüd ette, et meil kõigil oleks oma maksuametnik. Ja on teada, et me peame maksma 20% oma sissetulekust selle maksuametniku kätte igal palgapäeval. Nüüd, maksuametniku palk peab ka kuskilt tulema. Mis tähendas seda, et tollel ajal maksuametnik lisas sinna otsa protsendi vastavalt sellele, milline oli tema tuju, tema vajadus või kas teie nägu talle meeldis või ei meeldinud. Tõusvate elektrihindade juures tähendaks ilmselgelt seda, et maksuametnik ei ole küll see, kes tollel ajal seda oleks pidanud kinni maksma, ehk maksaks kinni sina ja mina. Ja järgmise kuu maksud ei ole mitte 20% või 22%, vaid näiteks 25% minu sissetulekust ja nii edasi ja nii edasi. Ka ettevõtted pidid sellega arvestama. Nüüd te võite juba aru saada, miks maksuametnikke väga ei armastatud.
sellepärast et seal võis olla väga-väga suur omavoli. Oli ka oht, et sai maksta altkäemaksu ja pääseda mõnedest maksudest, anda ära. Ja üks väga oluline seik selle juures oli veel see, mida ilmselt tänapäeva noorem põlvkond enam väga hästi aru ei saa. Aga mida vanem põlvkond väga-väga hästi mäletab, on see, et olid inimesed, kes olid nõus tegema koostööd okupatsioonivõimudega. Lisaks maksu nii-öelda omavolilisele käitlemisele oli tegemist inimestega, kes tegid koostööd võõrvõimuga, okupatsioonivõimuga. Ehk need inimesed olid vihatud mitte ainult sellepärast, et nad käisid sinu isikliku rahakoti kallal, vaid need olid need rahvaesindajad sinu oma rahva seast, kes müüsid sinu vabaduse tahet raha eest ära. Niisiis, kui me vaatame Leevi peale, siis ta ei olnud kõige parem õpilane koolis. Lisaks teda väga ei sallitud ega ei armastatud oma rahva poolt. Ja kui me näeme seda õhtusööki, millele ta Jeesuse kutsub, siis öeldakse, et seal oli palju patuseid. Inimesi, kes ühiskonnast olid ühel või teisel põhjusel välja tõugatud. Inimesed, keda ei sallitud, kellega koos ei tahetud olla, kes määrisid sinu vaimulikku mina. Ja juutide juures oli väga oluline see, kellega koos sa sööd. Söömine ei olnud lihtsalt söömine. Et kui ma tulen õhtul koju, ma teen söögi valmis ja siis ma söön selleks, et oma keha täita ja oma energiavajadust katta. Vaid koos söömisel oli hoopis sügavam tähendus, kui seda tehti väljaspool oma perekonda. Ja koos söömine tähendas seda, et ma näitan oma staatust, seda, kes ma olen. Mis tähendas seda, et ma kutsusin enda juurde inimesi, kellega koos ma tahtsin ennast näidata. Inimesed, kes olid vähemalt samas staatuses kui mina, loomulikult parem, kui saaks süüa kellegiga, kes on vähe kõrgemal staatusel, ehk ma saaksin ära kasutada seda nii-öelda mõjuvõimu. Ja kui nüüd Jeesus astub Leevi juurde ja ütleb, et järgne mulle, olles tolleks hetkeks tunnustatud, mitte võib-olla armastatud õpetaja, on see Leevile tohutu selline nii-öelda eesti keeles kõrvust tõstmine. Sa oled ühe korra juba välja arvatud, sa oled ühe korra juba eemale jäetud, ja siis tuleb üks õpetaja ilma, et sa oleks kandideerinud, sest rabide juurde kandideerimine oli nagu tippülikoolidesse kandideerimine. See oli keeruline. See ei tähendanud seda, et sa lõpetasid nii-öelda sünagogi kooli ja sa said automaatselt rabi juurde. Oluline oli, millise rabi juurde. Kui mu tütar keskkooli astus, siis on väga selgelt, sa pead tunnetama, millistesse keskkoolidesse sa kandideerid, kus on sinu võimed, ehk mis on see lagi, kuhu maani sa saad, ja siis kus on see põhi, kust allapoole sa ei ole enam nõus minema, ja siis sa pead kandideerima sinna kuskile vahele. Selleks, et sisse saada ja et need tulemused oleks võimalikult head ja hiljem oleks nagu oma tunnistust hea näidata. Ja seal on täpselt samamoodi. Sa pead saama selle rabi juurde, mis oleks sinu nii-öelda maksimum. Selleks, et hiljem me näeme, et apostel Paulus kelgib, kelle juures ta on õppinud. See on nagu ülikool. Millises ülikoolis ma olen õppinud? Milline see ülikooli diplom mul on? Millise tulemuse ma olen sealt saanud? Ma olen selle rabi juures õppinud. Ma kasutan tema nii-öelda nime
enda ülestõstmiseks. Levi istub seal, teeb oma tööd ja ta teab, et ta istub selles tollipunktis oma elu lõpuni. Sest sellised võimalused, nagu Lisanna just rääkis, et sa vahetad ettevõtet või sa vahetad karjääri, mis on tänapäeval väga-väga moodne, siis traditsioonilises ühiskonnas tollel ajal see tähendas seda, et see, millega sa alustasid, sellega sa lõpetasid. Ja mitte ainult sina, vaid sinu lapsed ja lapselapsed ja lapselapselapsed. Ja maarahvana me teame, et meie esivanemad kõik on adra taga kõndinud. Ja tegelikult selline adra tagant äratulek ja teisele tööle minek on midagi väga uut ja seda peeti ka mingitel perioodidel laus hullumeelsuseks minna mingile teisele alale midagi muud tegema. Leevi elus avaneb võimalus, mida ta arvas, et ta on ammu ära kaotanud. Ja selle peale korraldab ta peo. See ei ole lihtsalt selline, kuulge, et kui ma juba teiega olen ja näed, lõuna on ka käes, et tulge istuge, ma teen teile midagi. Vaid on aru saada, et Leevi korraldab peo sellepärast, et tema elus saabub nüüd uus ajajärk. Ja keda ta kutsub peole? Peole saab kutsuda ainult neid inimesi, keda me tunneme. Ei saa kutsuda neid, keda me ei tunne. See kukub läbi. Me kõik loogiliselt teame seda. Saab kutsuda neid inimesi, keda me enne oleme oma pidudele kutsunud. Leevil ei ole teistsuguseid sõpru. Tal on sõbrad, kes on samasugused. Need, kellega ta tahab oma rõõmu jagada. Ja ta kutsub kokku peo. Loomulikult igal õpetajal oli neid inimesi, kes jälgisid, milline see õpetaja on. Kas see rabi, kes õpetab oma õpilasi, mismoodi ta õpetab, mis on see tema kraad nii-öelda, kus tasemel ta on, kui hea õpetaja ta on. Ja seda vaadati päris tihti oma karjääri baasil, et kas äkki ma saaks ka sinna õpetaja juurde, kui ta on hea õpetaja, kui ta on halb õpetaja, siis ma üritan sealt nagu eemale hoida. Ja siis tekib nurin. Miks ta sööb nendega koos? Miks ta sööb nende inimestega koos, kes ta potentsiaalselt ära määrivad? Mitte otseselt, vaid tema maine. Miks ta teeb seda? Kui me vaatame Jeesuse elu, siis Jeesus on päris mitmetes olukordades provokatiivne. Kutsub esile mingisuguse reaktsiooni, ta teeb midagi, mida varem ei ole tehtud ja püüab sellega tähelepanu. Kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? See on see lugu. See on selle loo taust. On inimesed, kes on maha kantud. Väga palju inimesi meie ühiskonnas on maha kantud. Ja tänapäeval seda maha kandmist kasutatakse juba relvana, on terve kultuur, cancel kultuur, mis tühistab inimesi. Meie ajakirjanduses on seda aeg-ajalt näha. Inimesed, kelle kogu elu töö öeldakse, et ei ole midagi väärt sellepärast, mida nad on öelnud või teinud. Ühe, teise või kolmanda asja pärast. Jeesus ei karda seda, mida teised temast arvavad. Ta ei tee neid asju salajas, mida me loeme. See on avalik. Jeesus näeb midagi Leevis, mida mitte keegi teine ei näinud. Me ei tea, mis see on. Ilmselgelt ei ole see, mida tolleaegses ühiskonnas hinnati. Ometigi
Jeesus võtab selle mehe, kasvatab teda ja ta sureb märtrina 1. sajandil selle sama usu eest, millesse Jeesus sellel hetkel nagu temasse istutab. Kui me vaatame ennast kogudusena, Jeesuse järgijatena, siis me päris tihti räägime seda, et me tahame olla Jeesuse sarnased. Aga mida tähendab olla Jeesuse sarnane täna selles üsna huvitavas ja keerukas ajas? Ega ajad pole tegelikult mitte kunagi lihtsad. Pole veel ühtegi kümnendit, mis mina olen elanud, kuulnud, et küll see kümnend on nüüd lihtne olnud. Et küll see on nüüd nagu kergelt läinud. Alati on ajad keerulised. Kas on vähe külmem talv kui tavaliselt või on natukene soojem talv. Ja teatavasti sügisel talv tuleb alati ootamatult. Ka kevad tuleb ootamatult ja soe suvi tuleb ootamatult ja aastavahetus võib ka ootamatult tulla, sest 31. detsembri õhtul on kõik poed täis, nagu mitte keegi poleks enne poodi saanud. Kõik asjad tulevad ootamatult. Niisiis ei ole meie tänased ajad tegelikult väga palju keerulisemad, kui nad olid Jeesuse ajal. Täpselt sama hukkamõist, täpselt sama stiil inimesi hinnata. Aga mida see tähendab minu jaoks? Minu jaoks on see hea uudis, sest kui see pool elust ei ole muutunud, siis Jeesuse sarnane olemine ei ole ka muutunud. Jeesus ei karda istuda nende meestega koos seal peolauas. Nagu meie võime vahest karta, öeldes, et ma määrin ennast ära. Sest selles mõttekäigus, ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina, on väga suur tõde, me muutume oma sõprade sarnaseks. Ja sellepärast me väga tihti hoiame just nimelt koguduse inimeste lähedusse. Me hoiame nende inimeste lähedusse, kes jagavad meie usku, kes jagavad meie tõekspidamisi ja arusaamasid, meie elulaadi. Selleks, et kasvada Jeesuse sarnasemaks. Aga see on ainult üks külg sellest Jeesuse sarnasemaks olemisest. Istumine nendega koos, kellega teised ei taha koos istuda, on teine Jeesuse külg. Kui me vaatame Jeesuse elu tervikuna ja vaatame tema käitumist, siis Jeesus leiab sellistes pidudes alati oma koha. Ta istub koos patuste tölneritega, ta istub koos nende inimestega, kes on nii-öelda vaimulike liit. Ta on siin ja teisel peol ja ta istub ja räägib nendega. Aga selleks, et ennast hoida ja ise kasvada, me loeme, et ta ärkas hommikul vara ja läks üksildasse paika palvetama. Ta võtab mingisuguse teise aja, sellise aja, kui need inimesed, kellega koos olla, ei saa temaga koos olla. Jeesus leiab vara hommikul, õhtul hilja, või leiab eraldatud paiga. Aga kui ta on inimeste juures, siis ta on nende jaoks olemas. Ja ma arvan, et see on minu ja sinu väljakutse leida aega nendeks 2 asjaks. Selleks, et olla koos nende inimestega, kes Jumalat ei tunne. See on väljakutse eriti alguses. Aga see väljakutse või see minek on oluline. Kuidas me ei arvuta kristlaskonda, kas kõige parema statistika järgi, see tähendab seda, et kõige parem statistika ütleb, et 3% Eesti inimestest on ristiusuga seotud, mis siis tähendab seda, et igal ühel peaks olema vähemalt 2 mitte kristlasest tuttavat. Või kui me vaatame kõige kehvemat statistikat, siis see on jumalateenistuste külastamise statistika. Ja see on
10-12 000 inimest ja siis see tähendab seda, et igal ühel peaks olema 300 tuttavat, kes ei tunne Kristust. 300. See on väga-väga suur number. Väga paljudel inimestel pole isegi Facebookis nii palju sõpru, rääkimata päriselust. Jeesus leiab aja nende inimeste jaoks, kellel ei olnud võimalust enam Jumala juurde tulla. On väga palju inimesi, kellel ei ole võimalust tulla Jeesuse juurde, sest nad ei tunne mitte kedagi, kes tunneks Kristust. Ma olen päris tihti oma elus seda kuulnud, et sa oled esimene inimene, kellega ma räägin. See on Eestis, see ei ole kuskil Araabimaades. Sa oled esimene inimene, kes ütleb, et ta usub Jumalat minu tutvusringkonnas. Esimene inimene. Nii et ma arvan, et see number on pigem 300 poole kui 3 poole. Pigem 300 poole kui 3 poole. Kuidas me suhtume inimestesse? On meie teha. Mida me näeme nendes inimestes, on meie õppida. Kui ma läksin prügiettevõttesse tööle, siis ma ei näinud kulda. Ega ma teda siiamaani väga palju ei näe. Kui keegi planeerib töö juurest mul läbi astuda, ütlen, näita kulda, pole midagi näidata, sest see on peidus. See on seal rohelise arvuti emaplaadi sees peidus. Ja selleks tuleb teha väga palju tööd, et see sealt peidust kätte saada. Selle materjaliga tuleb tööd teha. Ja enamus inimesed või enamus ettevõtted, kellega ma kohtun, nad on väga üllatunud sellest, et seal, mille nemad on ära visanud, või tegelikult mida nad ei tohi ära visata, ja nad on natukene hädas sellega, et seal on raha. Sest nad on seda eluaeg näinud nagu prügi. Mul on üks sõber, kes on prügiga tegelenud väga palju kauem ja alles hiljuti leidis ta viisi, kuidas betoonis vähendada killustiku osakaalu. Ja seda tehakse klaasiga. Kuni 30% saab panna sinna klaasi ja kasutada ära. Ja see kõik, mis on olnud prügi, on ühel hetkel väärtuslik materjal, mis väldib seda, et sa ei pea maa sisse auku kaevama ja sealt kivisid välja võtma ja neid purustama. Või et sa võtad midagi, mis on juba olemas, mis seisab hunnikus, mis on üle ja kasutad selle ära. Selles kiires ühiskonnas me näeme inimestest tihti ressurssi, mitte inimest. Me näeme, et see on minu juuksur, ta teeb mulle ilusa soengu. See on minu prügimees, ta viib mingi sodi ära. Või see on minu taksojuht ja ta viib mu ühest kohast teise. Väga lihtne on leida, et need on meie muusikud, nad teevad ilusaid helisid. Me võime hakata inimest nägema kui ressurssi, mida ta teha oskab. Ja see oht on olemas koguduses. Temast saaks hea jutlustaja. Temast head muusikut ei saa, aga võib-olla üldlaulu saatma. Või keegi peab ju koristama ka. Me näeme inimestes ressurssi ja kui me seda näeme, siis me tegelikult ei saa enam käituda nii, nagu Jeesus inimestega käitus. Jeesus võtab nende meeste jaoks aega. Tollel ajal õpetamine ei olnud see, et siin on teie 2 raamatut või 10 raamatut, palun eksamiks läbi lugeda ja siis tulge rääkige mulle, mis te sealt jälle lugesite. Vaid tollel ajal tähendas seda, et võeti inimesed ja oldi nendega koos, veedeti koos aastaid, kuniks öeldi, et nüüd oled sa valmis. Jeesus oli nõus selle mehega, kes on ära visatud ja veetma taga koos aega. Mitte ainult temaga. Sest võiks öelda, et ta lootis, et ta saab paremaks. Mitte ainult temaga, vaid tema sõpradega, tema lähedastega. Kas mul on aega veeta aega
inimestega, ilma et ma neist midagi saada tahaksin? Kas mul on aega rääkida oma naabriga, ilma et ma tahaks, et ta isegi kirikusse tuleks? Sest inimesed saavad väga hästi aru, kui me neilt midagi ootame, sest kogu aeg kõik ootavad meilt midagi. Ootavad, et midagi saaks nende jaoks tehtud. Ja siis nad kutsuvad seda armastuseks, et nad armastavad meid. Üks noor mees sai kokku ühe rabiga ja ta pakkus rabile kala ja ütles, et kas ma võin sulle kala pakkuda? Ma armastan seda kala. Rabi vaatas teda ja ütles, et sa armastad kala. Jaa. Sellepärast, et sa teda armastad, võtsid seda veest välja, tapsid ära, puhastasid, panid ahju ja nüüd serveerid mulle. Sa ei armasta kala. Sa armastad seda tunnet, mida kala sinus tekitab, kui ta on sinu suus. Tegelikult sa ei armasta teda. Sa ei ole nõus selle kala eest hoolitsema, sa ei ole nõus seda kala kasvatama, sa ei ole nõus seda kala ravima, sa ei ole nõus midagi selle kala jaoks tegema, kui sa midagi ei saa. Kui sa midagi vastu ei saa, kui see kala ei ole sinu jaoks ressurss. Me kõik tahame, et Jeesus suhtuks minusse ilma ootuseta. Ilma ootuseta, et ta mult midagi saab. Ja siis on õiglane, et mina suhtun sinusse ilma ootuseta, et ma sinu käest midagi saan. Amen. Tõuseme ja palvetame. Hea Isa, kiituse tänu sulle selle eest, et sina oled meid armastanud ka siis, kui meie sind veel ei tundnud, sind ei teadnud. Issand, tänu sulle selle eest, et sa oled meid siis armastanud, kui sa oled teadnud, mida me teeme, mismoodi me mõtleme, mismoodi me käitume. Ja sa oled meid ikkagi armastanud. Tänu, issand, et sa oled meid armastanud siis, kui me ei tahtnud kuulata, mida sa ütled. Ja sa armastad meid ka täna, kui me ei taha kuulda, mida sa meile ütled. Või kui me ei taha teha seda, mida sa ütled, et on mõistlik teha. Ja sa ikkagi armastad meid. Issand, tänu sulle selle eest. Ma palun nüüd, et meie võiksime armastada neid inimesi, kes on meie ümber sarnasel viisil. Ilma oma kasuta, ilma püüdeta midagi saada. Issand, hoolides neist päriselt. Isegi siis, kui nad mitte kunagi ühelegi meie ootusele ei vasta. Et me ei armastaks mitte seda, mida need inimesed meile teha suudavad, vaid armastaks nii, nagu sina meid armastad. Tingimusteta, olles olemas. Issand, kiituse tänu sulle selle eest, et me saame sinu käest seda õppida. Iga päev. Amen.
kõige tähtsam on see nüüd, et kui see rahu, millest me laulsime, sul seda ei ole, siis tule ja vestleme ja palvetame koos. Ja teistega saame minna kohvikusse üle hoovi, ma ei tea, kas seal kala pakutakse, aga midagi küll. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen. Õnnistatud nädalat.